Hei Musi, Hei. kuidas su nädal läks? Minu nädal läks väga kenasti. Saime palju teenida, laupäeval oli naisteteenistus, pühapäeval saime jutlust koos teha ja väga sihuke teenimisrohke nädal on olnud. On küll olnud ja suur eesõigus on olnud ja neid teenistusi tegelikult tuleb veel. Tuleb ka tulevikus ja selle kohta me paneme ka infot Instagrami, et kui me kuskil teenime, siis sealt saab vaadata Mhm. järgi, et kus me oleme ja mis me teeme täpsemalt, on ju. Ja. Aga kuidas sinu nädal läinud on? Minu nädal on samuti läinud teenimisrohkelt ja ka lapserohkelt. Et kui sina olid naisteteenistusel, me käisime lasteteatri selliga, väga tore oli. Ja Elli on nii julge laps. Tohutult, me saime teada, et ta ei karda midagi ega kedagi seal, nii Ja, et ja ta on nii rõõmus ja sihuke võtab elu nii kergelt. täpselt. Ja sellest tulenevalt on ka meie tänane episood rõõm ja kergus, sest et vahepeal me võime väga kinni jääda sellesse, et me oleme nagu oma igapäeva argielu raskuse otsas või asjad meie elus tekitavad lihtsalt koormat peale ja see nagu raskus ja rõhumine on nii kerge tulema ja ma ei tea, kas nagu eriti kristlasena või nagu ühesõnaga, et see raskus ja nagu koorem on nii kerge tulema, aga täna me tahakski tuua jälle fookusesse selle, et toome tagasi rõõmu ja kerguse, mis on meile antud läbi Kristuse. Täpselt nii, see on väga hea point ja seda on tegelikult tänapäeva maailmas eriti vaja, sest noh, me saame oma elu elada mitut pidi, jumal ei ütle meile ette, on ju, et me peame kindlasti alati olema rõõmsad, meil ei ole käsk niimoodi öeldud, on ju. Aga pigem on see, et see on nagu valik, see on meie enda valik, eesõigus olla ka rõõmsad ja ma arvan, et see on igatepidi kasulik meile ja meie lähedastele ka, et me oleme pigem rõõmsad ja kerged, on ju. Teeb, jääd alati positiivseks kõigis asjades. Aga alustame esimese mõttega, mis on siis rõõm ja kergus teenimistöös. Mm, väga hea, see on väga hea mõte, väga hea point. Ma loeksin alustuseks Matteuse evangeeliumi 6. peatükki. Jeesus ütles salmis 25-31, ütles niimoodi. Sellepärast ma ütlen teile, ärge muretsege oma hinge pärast, mida süüa, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks hing ole enam kui toidus ja ihu enam kui rõivas. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega kogu aitadesse ning nende taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam väärt kui nemad. Aga kes teie seast suudab muretsemisega oma elule ühegi küünra juurde lisada? Ja rõivastuse pärast, mis te muretsete? Pange tähele lilliväljal, kuidas nad kasvavad. Ei näe nad vaeva ega ketra. Aga ma ütlen teile, et isegi Saalomon kogu oma hiilguses ei olnud nõnda ehitud nagu igaüks neist. Kui aga Jumal nõnda rüütab väljal rohtu, mis täna on ja homme visatakse ahju, ehk siis veelgi enam teid, te nõdrausulised. Ärge siis hakake muretsema öeldes, mis me sööme või mis me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevane isa teab ju, et te seda kõike vajate. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigsust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja minu arust Jeesus ütleb nii kenasti seda, no esiteks esmalt Jumal, siis kõik muu, on ju, ta ütleb selle siin välja, see on väga äge. Aga teiseks ta ütleb minu arust väga kenasti välja selle, et ärge muretsege. Ja see on teenistustöös veel eriti, me paneme väga tihti rõhu nagu iseenda suutlikkuse, ettevalmistuse, kõikide sihukeste asjade peale. Mhm. Tegelikult teenimistöös on meeletult oluline see, et me paneme alati jällegi fookuse Jumala peale ja tema varustab meid kõige sellega, mida me vajame Mhm. selleks, et teenida, on ju. Mhm. Ehk et nagu mis toob minule näiteks rõõmu ja kergust teenimistöös ongi see, et see nagu sügav teadmine, arusaam, et see pole üldse minu suutlikkuses kinni. Mhm. Et mina lihtsalt lähen kohale ja lasen Jumalal teha, mida tema tahab tegelikult teha, on ju. Mhm. Et Mhm. see ei sõltu niivõrd minust kui sellest, kuidas ma ennast mis hoiaku ma võtan Jumala suhtes. Jaa. Et ja see annab nagu sellise rõõmu sellesse sisse, sest et sa saad aru, et kui Jumal tahab, siis Jumal läheb teeb. Ja kui Jumal ei taha, noh, siis on nii, on ju. Aga et see ei ole nagu kuidagipidi minu mingisugune pingutus, ilge jõupingutus, mis nagu nii väga loeb, on ju. Kuidas sinul, mis sina teenimistöö kohta ütleksid? Ja ma palusin Jumalalt natuke aega tagasi, et anna mulle üks kergus ja rõõm teenimistöösse, sest et jah, esmakordselt sellist nagu rõhumist või raskust ma tegelikult, ma arvan, kogesingi nüüd podcast'i tehes, Mm. et me oleme nagu umbes 9 kuud teinud podcast'i Mhm. ja ma pean ausalt ütlema, et vahepeal on olnud väga selline ma ei tea, kas raske aeg, aga lihtsalt sa tunned nagu mingit raskust enda peal. Ja me kohe räägime sellest tundest ka, et mida see tähendada võib, on ju. Aga ma palusin ka Jumalalt täpselt, et Jumal, see ei ole minu töö, see on sinu töö
läbi minu lihtsalt. Nii et Jumal, palun anna mulle kergust ja rõõmu, et ma nagu lähen ühe nagu nautimisega. Ja see on okei, kui aeg-ajalt tekib neid raskeid momente, tekib niisugust rõhumist peale, aga teate, inimestöö ei ole ka ainult koguduses teenimine, et Jumal on andnud igaühele meile mingisugused annid ja me saame rakendada neid läbi oma tavalise töö, on ju, mida me teeme kuskil keskkonnas, oled sa õpetaja, insener, arst, mis iganes, on ju. Või siis pereema, teenid pereelus ja tegelikult see nagu oma tööga Jumala teenimine on ka nagu teenimistöö, on ju. Aga noh, ka mõlemas valdkonnas, nii koguduses teenimine kui ka tavaelus, on ju, võib tekkida niisugune raskus peale. Ja võib-olla korra räägime sellest nagu raskuse momendist, sellest nagu rõhumistundest, mis su peale võib tekkida. Jaa, täiega, ma arvan, et seda tuleb adresseerida kindlasti, sest et me kõik tunneme seda mõnikord, et vahet pole, kas noh, tegelikult ma hakkasingi ütlema, et vahet pole, kust see tegelikult tuleb ja siis aga ma tahtsingi nagu võib-olla seda väljendada, et ma arvan, et üks suurimaid allikaid selle jaoks on stress. See on, ütleme, inimlikus mõttes on see stress ja väga tihti see on seotud just nimelt sellega, kuidas me ise mõtleme mingitest asjadest, kuidas me ise lähestame ennast, kuidas me ise arvame, et me peaksime nagu olema või tegema, on ju. Sest stress ei tule niivõrd väga sellest kohustuste koormast meie seljas, see ei ole nagu mõõt selle peal, vaid sellest, kuidas me suhtume sellesse asjasse, on ju, mis meie ootused on iseendale ja mingi enda võimekusele ja enda töö tegemisele, eks ole, näiteks. Ja kui sa vaatad, siis nõudepesija võib olla sama stressis või isegi rohkem stressis kui suure mingi ülemaailmse ettevõtte juht näiteks. Aga küsimus on hoiakus. Ja küsimus ongi nagu nende kahe hoiakus, erinevas hoiakus, eks ole. Et üks vaatab oma enda suutlikkust ja võimekust, hindab seda ja ütleb, et näed, et ma suudan nii palju ja ma ootan, et ma teen nii palju ka. Ja kui see ootus nagu täide ei lähe, siis võib-olla ei kanna ennast kohe selle eest maha, on ju. Teine inimene meeletult rapsib teha kõik ära ja siis põrub sellega ja siis veel kannab ennast maha ka, on ju. See tekitab väga palju stressi sulle nagu hingele sisse, ja stress viib, milleni Jeesus ütleb ka, hammaste krigistamiseni minu arust. Vähemalt mina olen küll oma elus näinud, et see on väga hea stressireaktsioon on hammaste krigistamine ja väga normaalne inimlik reaktsioon. Ja kui sa mõtled, mille Jeesus seal all mõtleb, siis ta mõtlebki väga palju nagu stressi tegelikult on inimese hinges, kui ta hambaid krigistab, on ju. Ja ma arvan, et see on üks väga suur selline raskuse koht meie eludes, igapäevaeludes, eriti nagu tänapäeva maailmas, kus noh, me tegelikult teeme jube palju, on ju. Kas sellel on ka pointi, see on iseasi, aga me teeme tõesti hästi-hästi palju. Ja jah, ma ütleksin, et see on esimene selline raskuse allikas. Ma tooks teisena välja, et see võib olla ka see, et võib-olla sa oled vales kohas. Sa oled kohas, kus sa ei saa teenida oma andidega, mis Jumal sulle andnud on. Esimese Peetruse 4:10 ütleb, et teenigu igaüks teist selle anniga, mille ta on saanud, kui head Jumala mitmesuguse armu majapidajad. Ja teenimine ei pea olema raske tegelikult, kui me kasutame oma ande, mis Jumal meile andnud on. Ja kui ongi see, et sa tunned, et see teenimistöö tuleb nii suure vaevaga, jällegi teenimistöös võib olla nii koguduses, võib ka olla sinu töökeskkonnas, on ju. Võib-olla, kui see tuleb nii raskelt, siis võib-olla sa oled vales kohas või võib-olla on aeg edasi liikuda, et see enne oli õige, aga nüüd oleks aeg nagu edasised sammud seada natuke mujale, on ju. Ja mul tuli kohe meelde see, et kui me tegime noortetööd, on ju, et ma tegin noortetööd 8 aastat ja ma mäletan, et lõpus eriti viimased aastad mul oli selline nagu rõhumine sees, selline raskus kuidagi südame peal ja ma ei saanud aru, mida ma teen, ma mõtlesin, ma teen midagi valesti, et ma peaks nagu rohkem tegema ja rohkem, kuigi tegelikkuses ma pidin ära tulema. Yeah. Et nüüd oli aeg tegelikult edasi liikuda ja too hetk ma ei teadnud absoluutselt, et me hakkame podcasti tegema või üldse oma nagu tuleviku teenimisplaanidest, on ju, ma ei teadnud mitte midagi, aga lõpuks ma sain aru, et okei, et mul on vist aeg edasi liikuda, et ma vist nüüd pean maha panema selle ja laskma nagu järgmistel üle võtta. Ja nüüd ma näengi, et kui ma ise ära läksin, siis meil sai selline suur tiim järsku noortetöö taha ja nad teevad nii ägedalt noortekaid ja noortetöö sai siukse uue nagu elamise, aga ma tundsingi, et ma olen vist nagu mingi mammut, kes jäi ette sinna lihtsalt.
aga no see võib ka ainult minu tunne olla muidugi. Aga lihtsalt see, et järsku ma sain aru, et kuule, et aga võib-olla sa oled lihtsalt jäänud liiga kauaks kuskile paika ja nagu nii-öelda vana rasva peal läinud ja Jumal kutsub sind uutele radadele. Ja kui ma noortekast ära tulin, siis järsku ma saingi aru, et kuule, peaks hakkama podcast'i tegema ja siis me hakkasime podcast'i tegema ja see on saanud õnnistuseks nii paljudele inimestele. Vahepeal võib olla see raskuse tunne see, et Jumal nagu annab sulle märku, et kuule, on aeg ära minna nüüd, et Just, nüüd on aeg edasi tähendab minna. just täpselt kusjuures. Ja ma tahaks nagu seda võib-olla lisada sellele juurde veel, et see, et sa nagu tunned mingit survet näiteks minna uude kohta ja sul on südames mingit muud asja teha, tekib täpselt nagu meil oli podcast'i teha, on ju. See ei tähenda ilmtingimata seda, et see, mida sa teed, et sa oled selles super hea kohe. On ju, Mhm. et see, et on raske alguses uues teenistuses alustada või teha, ei tähenda ka automaatselt kohe seda, et sa oled vales kohas. Sest et vaata seal täpselt nagu sa ütlesid, seal seda rasket tööd tehes sul on kergus ikkagi olemas. Sul on nagu südames see soov, et appi ma tahan nagu seda teenistust jätkata, ma tahan nagu seda teha. Mul on nagu rõõm teenimises olemas, on ju. Mhm, mhm, Et kui sa nagu astud sinna kuskile teenistusse ja sa tunned, et see on rõhutud, see on raske, see on vaevaline, ma ei taha siin olla, sa lähed ära ja sa tunned, nagu sind oleks tühjaks imetud. Siis on nagu, siis sa pead korra mõtlema küll oma valikute peale üle järgi, on ju. mhm, mhm, Aga kui sa tunned just nimelt seda rõõmu, seda kergust, seda täidet, siis sa oled õiges kohas. mhm. Et ma mõtlengi, et vahepeal lihtsalt see raskuse tunne võib olla tegelikult see, et Jumal üritab meie tähelepanu saada. Et Täpselt. ta üritab nagu meie pilku suunata nüüd mujale, et võib-olla sa oled natukene ära kadunud või mis iganes see võib olla, on ju. Meil on oluline läbi mõelda, et kus on meie annid ja kus on meie see teenimisvaldkond. Jaa, täiega. Ja see andide kasutamine nagu viitab meid selle poole tegelikult, kuhu me tahame minna ja teha, on ju. Et kui sa oled hea jutuga ja sa mõistad piiblit, Jumal on avanud selle sulle, on ju, siis väga tihti, noh, kui panna sind näiteks kirikus helimeheks, kus sa kunagi ei räägi ega tegele õpetamisega, on natuke nagu ressursi raiskamine, on ju, noh, iseenda mõttes täpselt samamoodi. Vastupidi, kui sul on hästi hea tehniline võimekus ja nagu sa ei taha üldse avaliku esinemisega tegeleda, sulle ei meeldi see, sulle ei meeldi rahva ees olla, jutlustajaks minna, Jumal ilmselt sulle ei käsi, on ju. Et noh, vaata, need on nagu siuksed asjad, et need käivad nagu sinu loomuolemuse ja sinu kutsumisega kaasas. Loomulikult jällegi on kohti, kus Jumal ütleb, et kuule, et nüüd sa hüppad ette ja pead minema sinna. Aga vaata, need on sellised kohad, kus sa avastad rohkem iseenda kohta ka, sest Jumal tegelikult tunneb sind nagu läbini ja lõhki, et ta teab seda, kes sa pead olema, mis sa pead tegema. Ülihea näide, ma pidevalt mõtlen selle peale, on meie koguduse helimees Eero, kes, kui ta kogudusse tuli, Jumal ütles talle, et temast peab saama koguduse helimees. Aga see nagu häda oli selles, et ta oli nagu tumm ühest kõrvist. Noh, tal oli üks kõrv oli nagu täitsa lukus või noh, kurt tähendab, mitte tumm. Ja palve peale, kui ta hakkas tegema helimehe tööd, tal läks nagu teenistust tehes, see kurt kõrv hakkas ise tööle. Ja see on täiesti võimatu, aga see oleks nagu öelda, et kui oled kõnevõimetu inimene, läbi jutlustajaks, on ju. Et aga Jumal ütles, et noh, nüüd on nii ja siis nagu tuleb teha nii, on ju. Ja ta läks ja tegigi, oli ustav sellele kutsele, aga see ei tähenda, et see oli lihtne, see ei tähenda, et see ei olnud selline nagu vette hüppamise koht, aga nüüd ta on olnud mitte ainult meie koguduse helimees, aga ta on teinud heli ja kõike tehnikat ja kõike muud nii paljudel teenistustel, nii paljud on õnnistatud saanud sellest, et tema kuulas Jumalat ja oli ustav sellele kutsumisele, eks ole. Ja ma arvan, et sellised vette hüppamise kohad me tunneme ka oma elus ära. Aga jällegi, see tuli nii tema enda palves ülesse, et ta peab seda tegema ja pastori kinnitusel tuli ka see, et pastori palvetus ütles, et jah, sul on õigus. Ma tunnen, saan sama asja, Jumal ütleb, et sa peaksid minema tegema seda, on ju. Et see ei tunduks tühja koha pealt. Palveta, küsi, uuri ja saa teada, mõtle loogiliselt korraks, mis on sinu annid ja mida sa peaksid tegema, on ju. Vaata oma elu sellise kõrvalastuja pilguga, et okei, muusika on mul südames. Äkki ma peaks ülistust tegema, on ju. Noh, vaatad, analüüsid ja mõtled nende asjade peale, lase Jumalal oma pilk viia nendele asjadele, mis sa tahad, mis tema tahab, et sinu elus tegelikult toimuksid, on ju. Minul oli andide kasutamise puhul selline hästi põnev lugu, et ma ei arvanud iseennast kunagi lauljaks. Ma ei arvanud kunagi, et ma oskaks laulda. Siiamaani natukene pelgan seda, ma ütlen ausalt. Aga koguduse kontekstis on mul olnud pidevalt olukordi, kus ma pean seda tegema.
ja kui me kunagi ammu noortekad tegime koos, ammu enne kui me üldse kõik koos olime, me pidime koos ülistust tegema niimoodi, et mina mängin kitarri ja sina laulad. Ja ma valisin mingid lihtsad lood, sest tollal ma ei osanud kitarri ka nii hästi mängida. Võtsin mingid lihtsad lood ja ühe laulu viisi ma mäletan, et sul ei tulnud meelde, kuidas see viis käis, kui me harjutasime. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma mängisin kitarri, ütlesin, akordid lähevad niimoodi ja siis see viis käib peale niimoodi la 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 la. Ma mõtlesin, et aga kokku ta kõlab kuidas siis? Ma mõtlesin korra selle peale, mõtlesin, hakkasin nagu mängima, laulma samal ajal ja siis ma nagu avastasin, et appi, ma oskan kitarri mängida, laulda samal ajal, mida ma üldse ei osanud või arvanud, et ma oskan teha. Minu jaoks see tundus nii kauge hüpe ja ma arvasin, et ma üldse ei oska laulda ka. Ja siis järsku ma nagu oskasin seda teha ja ainult koguduse kontekstis. Sest muuseas, kui ma hiljem olen proovinud või tollel ajal proovisin ka mingeid ilmalikke laule nagu mängida, laulda samal ajal, mul kuidagi üldse ei tulnud see välja. Kui ma võtsin ülistuslaulude ette, hakkasin need tegema, siis tuli kohe välja. Ja see oli nagu nii naljakas nagu olukord, sellepärast et sa vaatad, et okei, et see vist ei ole jällegi minu võimekus, mis siin nagu mängib, vaid et see on vist mingi and, mille Jumal on rakendanud minu ellu, onju. Ja tänase päevani me siis teeme ülistust koos niimoodi, et ka mina mängin ja laulan. Et selline and avaldus minu elus tänu Jumalale, onju. Aga kui ma peedaks selle maha, ütleks, et ei, ma üldse laulmisega ja mängimisega ei tegeleks, onju, et mina niimoodi ei mängi, see oleks raisatud and. Et ma olen nagu kohustatud nüüd seda kasutama ja teenima, vahet pole, kas ma mõnikord arvan iseennast lauljaks või mitte. Ma teen seda ikka, onju. Kuidas sinul on? Kas sul on mingi hea näide selle kohta, kuidas mingi and on avaldanud sinu elus? Tead, ma olen alati nalja teinud, et ma olen see ühe talendi mees. Reaalselt Jumal on andnud mulle ainult ühe anni ja see on see, et mul on meeletult palju tahtejõudu. Ja huvitav ongi see, et ma tean, et minu nagu suurimates nõrkustes on peidus minu suurimad tugevused tegelikult. See on terve elu olnud niimoodi. Ma ei ole sündinud niimoodi andekaks kuidagi, aga mul on lihtsalt meeletult tahtejõudu, millega ma olen valmis läbi seina minema. Ja huvitav ongi see, et näiteks laulmine, praegu ma käin, ülistan igal pool, aga naljakal kombel, kui ma olin noorem teismeline, siis ma laulsin täiesti kohutavalt. Minust läksid videod laulmisest üles, kus mu kõik koolikaaslased tegid nalja selle üle Facebookis ja saatsid neid nalju laiali. Ja ma mäletan, mu isa oli, et nagu okei, aitab, ära laula, palun rohkem, mul tuleb kõrvadest juba vett, onju. Ja ma mäletan, aga ma nii tahtsin laulda ja see nii häiris mind, et ma ei oska laulda. Ja siis ma läksin erinevate hääleõpetajate juurde ja siis nagu nemad ka ajasid mind minema. No väga viisakalt on ju, et lihtsalt ei ole ressurssi, et tegeleda minu häälega. Ja siis ma leidsin ühe õpetaja, kes oli, et okei, jaa, ma tegelen sinuga. Ja siis ma hakkasingi vaikselt laulmist õppima ja laulma ja nüüd olen ülistuses, on ju. Aga see ei olnud niimoodi nagu annina antud. Et ma sain ka aru peale seda, et ahaa, minu suurimates nõrkustes on peidus minu suurimad tugevused tegelikult. Sama ka näiteks eriala poolest, ma olen matemaatikaõpetaja, on ju. Aga kui ma valisin enda eriala, siis ma ei teadnud, kelleks ma tahan saada ja ma vaatasingi, okei, et mis on minu nagu suurimad nõrkused, ma olen hästi arg ja ma absoluutselt ei oska matemaatikat. Davai, ma lähen matemaatikaõpetajaks. ja nüüd ma olen matemaatikaõpetaja, on ju. Ja see on lihtsalt väga huvitav, et nagu kui sul on antud isegi see üks and, siis sa ei pane seda mulle alla peitu, vaid sa lähed ja sa teenid selle anniga, mis sulle antud on ja sa lähed ja paljundad seda. Täpselt nii, nagu see andide loo või see talentide loos oli, on ju. Ja nüüd samamoodi sõnaline väljendus on mul olnud terve elu meeletult halb, avalik esinemine, meeletult kardan, mida ma hakkasin tegema podcasti. Ja jumalateenistusi. Ja tõesti, teine and, mida ma olen palunud Jumalalt, on evangeliseerimise and. Nii nagu Piibel ütleb, et taodelge neid ande Jumala käest, siis ma ka julgelt läksin Jumala ette ja ütlesin, Jumal, palun, ma nii tahan evangeliseerimise andi. Kui see oleks ainult üks and, mida ma veel juurde saan, las see olgu evangeliseerimise and. Taotleme ande Jumala käest ja tõesti, need andid, mis antud on, teenime nendega täiega Jumalat ja teenime läbi rõõmu ja kerguse. Täiega muideks ja jällegi vaadates sind kõrvalt ei ütleks üldse, et sa oled inimene, kes kunagi ei laulnud ja ei rääkinud ja ei teinud neid kõiki asju, on ju, et see on, me näeme nüüd seda töö vilja tegelikult, on ju, ja see on ulmeline, see on selles mõttes tõesti, sa oled väga töökas ja tubli. Veel asju, mis tekitavad rõhumist, raskust südame peale, kus meil on vaja seda rõõmu ja kergust taadelda, on näiteks meie argipäevaelu, meie pereelu.
absoluutselt täiesti. Meie suhted, meie finantsid, kõik mingid siuksed erinevad asjad, on ju. Sest need kõik võivad sellist raskust ja stressi meie ellu tegelikult panna ja külvata, aga me peame nagu hakkama saama ka nendes kohtades, on ju. Ja eriti see, et näiteks, mis puudutab nagu peresuhteid, on ju, sellepärast et kui sa oled selline stressis ja nagu vahane või masenduses kogu aeg, siis ilmselgelt see mõjutab sinu abielu, sinu lapsi, sinu lähedasi, sinu sõpru. Nii et nagu palju mõistlikum ja parem on tegelikult olla kerge ja rõõmus. See on nagu positiivne nii sulle kui ka teistele, eks ole. Aga argipäevaelus minu jaoks on see suurim nagu challenge on selles, et sa pead õppima nägema tegelikult neid rõõmukohti ja neid kerguse momente. Lapse kasvatamine on olnud väga hea treenija selles asjas, sellepärast et lapse kasvatamine on hästi stressirohke tegevus. Ja laps ei tee alati nii, nagu sina tahad ja ei tule ja ei käitu nii, nagu sina tahad ja soovid, on ju. Vaid et sa nagu väga paljugi maadled tegelikult oma lastega, on ju. Et nad palun ometi lõpuks teeksid niipidi, nagu sina arvad, et on hea. Aga siin ongi nüüd kaks võtit tegelikult. Üks on see, et see on sinu arvamus, mis on hea, on ju. Et mõnikord jumal tegelikult koputab südamele, ütleb, et kurat, äkki peaks lapsel laskma niipidi teha, on ju. Ja ma ei mõtle nüüd seda, et kui see laps jonnib, et ta ei saa kommi, et siis jumal ütleb sulle, et anna talle kommi, on ju. Ei, sa pead ikkagi teadma ka seda, mis on õige ja suunama oma last kasvatama teda, on ju. Aga ma mõtlen ka seda, et sa pead oma sees vahetevahel lahti laskma nendest arvamustest, et sinu arvamus ja sinu asi on nagu see kõige õigem ja kõige parem. Minul oli näiteks lapse magama panemisega niimoodi, kui ma mõtlesin, et okei, et ma olen arvestanud, et ma saan mingi kella 8 õhtul teha mingeid asju, kas mingeid tööasju või mingeid siukseid asju. Ja siis selgub, et täna laps ei taha kell 8 magama minna üldse, on ju. Paneb ringi meil toas niimoodi, et noh, ja siis istad vaatad, mõtled, et okei, mis sa siis nagu teed selle peale, on ju. Proovid teda magama panna, tuleb ilge kisa ja jonn ja pahameel, on ju. Mõtled, et okei, siis kaks valikut. Kas A, sa surud teda magama ja raiskad pool tundi enda närve, tema närve, karjumist, kisa, kõike. Versus ma lasen tal pool tundi veel üleval olla, joosta ja siis panen ta magama ja siis on kõik hästi ja ta magab, on ju. Noh, et nagu üks toob mulle lihtsalt valu, karjumist, stressi. Teine, ma lihtsalt vaatan, kuidas mu laps õnnelikult jookseb, on ju. Et nagu minu jaoks see nagu valik on selles mõttes ilmselge, aga ma olen teinud mõlemat. Ja ma olen avastanud, et üks on teisest nagu hästi palju etem tegelikkuses, on ju. Aga vaat see hoiaku ja valiku küsimust kandub nii paljudesse asjadesse meie elus tegelikult edasi. Et kuradi üks väga efektiivne töö on sinu tähelepanu juhtimine valedele asjadele. Ja vaatamaks, et sa oleksid stressis, et sa oleksid pinges, et sa oleksid kurb, masenduses, vihane, pahane ja et sa kannaksid seda edasi enda lähedaste teiste peale. Ja meie ülesanne kristlastena on risti vastupidi käituda ja panna oma silmad Jeesuse peale ja käituda rõõmsalt, kergelt, lootust külvavalt. Mina ütleks, et see on see, mis on meie siuke igapäevaelu nagu võib-olla puudutus, kui see oli nüüd loogiline jutt. Oli küll täiesti. Ja ma tooks välja pereelu ja niimoodi abielu poole pealt dünaamika olulisuse, et üks osa kergusest või see, et kuidas saaks tulla kergus meie abiellu suhtesse, pereellu, on see, kui dünaamika on paigas. Nagu ütleb Efeslastele 5. peatükis, et naised alistuge oma meestele otse kui issandale ja mehed armastage oma naisi, nagu Kristus on armastanud kogudust ja on andnud iseenese tema eest. Ja ma ütlen reaalselt, kui abielu dünaamika on paigas, kui naine alistub mehele, kui mees armastab naist, naine tunneb ennast naiselikuna, mees mehelikuna, kui sa elad piibellikult, siis see toob rahu ja kergus su ellu. Täiesti nõus kusjuures ja see nagu abielu, ütleme, täidab sind ka. See toob nagu mitte ainult rollipõhist rõõmu, aga see toob nagu sulle sisemist nagu siukest täitmist nii mehena kui naisena. Sa saad aru, sa kuidagi sees tunned ära, et appi ma tunnen ennast nagu mehena nii hästi või naisena nii hästi. Ja see toob, see on see, kuidas Jumal on asja nagu paika pannud ja sellepärast inimesed nagu selle poole liiguvadki. Jumal oma suures tarkuses ülla nägi ette, mis on hea. Ja siis lõi meid sellisteks, on ju. Näiteks suhete koha pealt kolostlastele 3. peatükk ütleb väga hästi, et kandke üksteise koormaid ja andke üksteisele andeks, nagu issand teile on andeks saatnud. Aga üle kõige selle olgu armastus, see on täiuslik side. Ja ma arvan üleüldiselt abielu, peresuhted, niisama suhted, see, et kui sa näed, et teine inimene on maas,
sa lähed appi talle. Sa Mhm. lähed, oled olemas teise inimese jaoks, sa kannad teise koormaid, annad andeks, armastad. Mhm. See on nii nagu selline, et te olete nagu õlg toetab õlga, on ju, ja te toetate üksteist. Ja ma arvan, et see on hästi oluline osa ka kergusest. Mhm. Täiega. Siis tööelu puhul. Argipäev, meil on tööelu mured arvete maksmisega ja kõik sellised asjad. Kolosslastele 3. peatükk ütleb. Mida te ka teete, seda tehke südamest, otse kui issandale ja mitte inimestele, teades, et te saate issandalt palgaks päris osa. Ja kui me töötame Jumala auks, mitte ainult inimeste heaks, siis see toob südamesse rahu. Ja juutidel on väga hea sõna avoda, mis tähendab siis seda, et sinu töötamine on see, mis toob Jumalale ka ülistust ja au. Et Mm. töö on ühest küljest ka töö, aga samas sa tood ka au Jumalale oma tööga. Mhm. Ja loomulikult. Ja tegelikult selles peitubki nagu see rõõm, et töö on lihtsalt mingi asi, mida sa nagu ka teed siin elus, aga millel on ka mingi suurem funktsioon, on ju. Väga palju me kiriklikus kontekstis ülevaimulikustame omaenda elu, on ju, ja siis mõtleme, et okei, et kõik käib kiriku ümber. Kui mina mingit praktilist, ma ei tea, kas või töötan vabrikus, loon midagi, on ju. Tegelikult sa lood suuremat väärtust ühiskonnale. Ja kas sa arvad, et Jumalal, kes on korrapärasuse Jumal, ei armasta mingisuguseid selliseid süsteeme, on ju. Tema on Jumala inimese sisse pannud võimekuse ehitada igasugust, no vaata, kus me ühiskonnas me elame. Majasid, tehnoloogiat, kõiki neid asju. Mhm. Nii et kui me oma käte ja oma mõistusega teeme mingeid asju, meil on tegelikult täpselt nagu see väljend ütleb, meil on võimalus au ja ülistust tuua Jumalale läbi nende asjade. Me peame nagu seal ka ustavalt teenima, sest et see on väljendus sellest, kes me oleme ja see on väljendus sellest, nagu mismoodi me teistesse inimestesse suhtume ka, kas armastuse ja teeniva hoiakuga, luues midagi kvaliteetset ja head või hooletuse ja sellise ükskõiksusega, on ju. Noh, see on tegelikult, lõpuks me väljendame sellega, mida me arvame siin maailmas elamisest, mida me arvame sellest, kuhu Jumal on meid tegelikult pannud, on ju. Et see on, muidugi töö on vahel raske ja see on ka normaalne, aga nendel rasketel perioodidel peabki ka nagu rohkem pingutama lihtsalt, on ju, et see ei ole Mhm. nagu kuidagipidi Jumala needus sinu ellu, et tööl on nüüd natukene keerulisem. Ja kui on keerulisem, ma ütlen, õpetussõnad 16.3 ütleb, et anna oma teod issanda hooleks, siis su kavatsused saavad korda. Ja see on nii õige. Ärme lähe tööle ilma Jumalata. Täpselt. Isegi meie, noh, ilmalik töökeskkond on ju, lähme koos Jumalaga, oleme kristlased seal ka. Ja ma ütlen, et igapäevastesse tööülesannetesse me saame Jumalat kaasa võtta. Mhm. Et Jumal on meie eludes, ta on nii palju suurem, kui me üldse oskame mõista. Ja huvitav on ka see, et kui ma koolis töötasin, on ju, Mhm. siis nii paljudes nagu rasketes olukordades, kui sa õpetajana töötad, siis vahepeal sa saad huvitavad õpilased endale, kes on sellised võib-olla natuke keerulisemad, natuke raskemad, tekitavad peavalu, raskust, koormat sinu enda peale, on ju. Ja ma tahan julgustada, et võtame Jumalat kaasa. Kui ma tõin Jumala ette need keerulised olukorrad, mis mul õpilastega oli, näiteks ühe õpilasega, mul oli üks sihuke raskem poiss omaette klassis. Ma ei saa liiga detailidesse langeda, sest Eesti on väga väike, aga et mul oli natukene keerulisem poiss ühes klassis ja nagu tõesti nagu raske oli. Ja ta oligi eraldi pandud teistest, sellepärast et tal oli väga palju raskusi, ta väga palju segas teisi, oli sihuke natukene kiuslik ja Mhm. pahatahtlik ja niimoodi alguses. Ja ma mäletan, kui ma ta sain, siis ta ei tahtnud absoluutselt mul matemaatikat ka õppida, on ju, nagu iga teine õpilane. Ja ma mäletan, et ma läksin Jumala ette, ma küsisin Jumala käest, Jumal, mida ma teen, Jumal, palun juhata mind, juhi mind, Jumal. Ja ma palvetasin iga päev oma õpilaste eest ja ma mäletan, et ma saingi nagu Jumalalt juhiseid, et mida teha oma õpilastega ja selle poisi eest samamoodi. Iga päev enne tundide algust ma palvetasin nende klassiruumide eest, kus ma olin ja ma palusin õpilaste eest ja ma palusin, et Jumal, näita mulle, kui tulevad need vestlused ja tunnid, et palun näita mulle, mida ma tegema pean. Ja Jumal näitaski. Mm.
ja ma mäletan, et kui me olime selle noormehega siis tunnis, on ju, siis Jumal näitaski mulle mingeid asju tema kohta ja näitas, mida öelda, kuidas läheneda ja hakkasime, kuna tal oli nagu õpetajatega suhted täiesti ära rikutud, on ju, siis me hakkasime võtma ette õpetajaid, kellele, noh, kellest ta peaks vabandama ja suhted korda tegema, on ju, ja reaalselt tõingi kristlikud väärtused niimoodi tundi endale, on ju, ja õpetasin neid väärtuseid edasi ja siis ma sain aru, et ta lihtsalt ei ole neid nagu ise saanud, on ju. Ja nii huvitav oligi see, et lõpuks ta hinded paranesid, ta hakkas õppima matemaatikat, ta hakkas nautima matemaatikat ja lõppude lõpuks ta hakkas oma suhteid parandama, ta hakkas vabandama teiste õpetajate ees ja hakkas nagu, no nagu vastutust võtma oma tegude eest. Ja see oli nii armas näha ja siis lõpuks, kui ma koolist lahkusin, on ju, siis tegi Kalli ka mulle ja nagu, ja see oli nii armas lihtsalt, sest ma nägin seda muutust, aga ma ei oleks osanud teha neid asju ilma Jumalata. See muutus ei oleks saanud tekkida, kui mul ei oleks olnud Jumalat. Ja ma mõtlengi seda, et meie igapäevatöö on ka teenimisvaldkond ja see on samamoodi toob au Jumalale, samamoodi me teenime inimesi, me teenime midagi, mis saab tuua au Jumalale, me teeme midagi, mis saab tuua au Jumalale ja ma nii julgustan tõesti, et me ei jääks üksinda oma asjadega, vaid me annaks kõik oma koormad, kõik oma teod, kõik oma teed Jumala kätte. Aamen, jaa, absoluutselt nõus. See on nii armas tunnistus ja ma mäletan seda perioodi ka väga hästi meie eludes, kui sa selle kõigega tegelesid ja see oli tegelikult, ütleme ausalt, üsna stressirohke ka, sellepärast et sa pidid kogu aeg nagu mõtlema selle peale ja tegelema sellega aga see, kuidas Jumal läbi sinu neid inimesi ja neid noori puudutas, oli ikka täitsa ulmeline. Ja see kandis vilja, aga sa tegid tööd selle kallal. Sa nagu nägid vaeva ja käisid koos Jumalaga ja võtsid nagu aega, et mõelda ja palvetada, et Jumal aitaks sind nendes asjades ka. Ja vaata, see on nüüd minu jaoks üks selline oluline nüanss, mille peale ma tahan just näiteks tööelu, aga ka tegelikult üleüldiselt elu puhul nagu rõhutada, on see, et see kergus, mis meil tuleb, kui me Jumalaga koos teenime ja käime ja elame, ei võrdu hoolimatusega. Sest et see võib alatihti minna nagu segamini, et sa oled nagu mõtled, et see on nii lihtne, ma ei hakka isegi investeerima ennast sinna, on ju. Ma ei mõtle selle peale, ma ei tegele ennast sellega. Ma jätan selle asja pooleli, on ju. See on lihtsalt laiskus. Ja see on patt. Ma ei soovita inimestel laisad olla, ma ei soovita neil pattu teha, ma ei soovita neil kuidagi olla hoolimata ükskõikne oma töö, oma teenimisvaldkonna, oma lähedaste suhtes, on ju. Jumal ei ole sind kutsunud olema leige. Sa oled kutsutud olema külm või kuum. See valik on sinu, on ju. Laiskus ja selline ükskõiksus on vist kõige halvem nendest asjadest. Nii et ära ole leige oma töös, oma elus, oma suhtumises. Ole kerge ja see kergus tuleb ühest allikast, milleks on Jumala rahu, mille annab sulle Jeesus. Kui sul on see, siis on kõik kerge. Kolmandaks ma tahaks tuua sisse rõõm ja kergus valu keskel. Kui meil on näiteks südamevalu või kui meil on reaalselt füüsiline valus, inimesed on haiged, nad on valudes, kroonilistes haigustes, muudes probleemides, et kuidas siis olla nagu rõõmus ja tunda kergust, kui sa oled reaalselt valu keskel? See on väga hea küsimus ja see on nüüd konkreetselt mitte igapäevane, vaid lausa vist igatunnine võitlus, mul on tunne, kui sa oled sellises olukorras. Ja seal ongi, küsimus on pigem selles, et sa võitled selle hoiakuga. See valu on seal ja sa võitled selle hoiakuga, et mitte kibestuda. Ta on väga intensiivne, väga väsitav ja kurnav võitlus, mitte ainult nagu füüsiliselt, aga ka vaimselt. Ja sinu võitlus on just jällegi see, et sa hoiad seda perspektiivi Jumala peal. Ma olen näinud oma elus, mul on olnud sõpru oma elus, kes on olnud meeletutes kroonilistes valudes ja kes ütlevad, et tead, Jumal on nii hea, mul on kuidagi täielik rahu sees ja Jumala arm on minuga koos, on ju. Ja ma tunnen, et kõik on hästi tegelikkuses. Aga see, kõik tulebki tegelikult Jumala armust, on ju, et tavainimene, mitte kristlane istuks samas olukorras ja röögiks umbes, on ju. Ja nutaks, kibestuks, oleks pahane. Ja meil on, kristlastena meil on alati see võimalus langeda sellesse kibestumisse nendes elukordades ikka alati olemas. See on nüüd koht, kus sa lihtsalt alistud ja palud appi Jumalat. Ja sa pead siiralt lihtsalt paluma abi Jumalalt. Ma ei näe seda selles mõttes, et see on jällegi siuke asi, mida sina oma suutlikkusega pingutad, on ju. Et see ei ole see, et mina nüüd pingutan iseennast rõõmsaks, isegi et ta on valus, on ju. Sa pingutad iseenda
fookuse Jumala peale taaskord ja see perspektiivi muutus ja see, et sa hoiad oma pilku selle risti peal, see on see, mis toob sulle tegelikult selle kerguse ja lootuse kui nendel kõige pimetamatel eluhetkedel, on ju. Ma arvan, et nendest kogemustest on tegelikult rohkem rääkida sinul kui minul. Just eriti näiteks sünnituse kontekstis ja kõigel sellest täpselt samamoodi, kuidas sa püsid lootusrikkana ja tegelikult nagu rõõmsana nendes olukordades. Mina olen ainult hingevaludega tegelenud, on ju. Tead, siinkohal ma tahaks tegelikult tuua hoopis apostlide eeskujuks, sest et see, kuidas nagu algkoguduse ajal, kuidas Jeesuse jüngrid läbisid mingeid kannatusi, see oli õudne, no keda põletati ja rebiti tükkideks ja mis iganes veel, on ju. Ja kui sa vaatad näiteks Paulust ja Siilast, kes oli läbi pekstud ja siis visati vangikongi ja siis nad laulsid ja kiitsid ja tänasid Jumalalt. Just, Ja sa saad seda ainult siis teha, kui sul on fookus paigas. täpselt. Kui sa tead, mis tegelikult on usuelu keskmes, sest meie usuelu keskmes ei ole siin maailmas elada valuta ja täiesti katsumusteta, raskusteta, on ju, vaid see on paradiisis. Meie fookus on see, ongi nagu sa ütlesid ka, kui meie silmad peavad olema Jeesusel ja fookus ongi sellel, et meil on Jumal, kes armastas maailma nii palju, et ta andis oma poja kõigi meie eest, et igaüks, kes usub, saab päästetud. Ja tõesti, kui sul on fookus paigas, et Jumal armastab mind ja mina armastan Jumalat ja mu silmad on Jeesuse peal, siis vahet ei ole, mis elus juhtub. Nagu ma tean, valust läbi minna on raske, see on nagu sihuke testi koht, et sa pead nagu ära otsustama, kas sa kibestud või ei kibestu, on ju, ja ma tean, selles nagu valudes on õudne elada ja ma mäletan, kui ma olin ise haiglas, kui mul tekkis üks põletik ja ma olin rase ja ma ei saanud nagu ravimeid korralikult ja ma olin 3 päeva meeletutes valudes niimoodi, et ma ei saanud magada isegi öösiti, sest valud olid nii õudsed ja mitte miski ei võtnud ära neid, on ju. Ja siis sa oled selle keskel ja ma ütlen, ma olin kõigest 3 päeva, mõni inimene elab aastaid selliste valude keskel, aastakümneid, on ju. See on õudne täiesti. Aga jällegi, kui me vaatame jüngrid ja kui me vaatame Jeesust ennast, kuidas ta läks ristile ja lõpus ütles, et Jumal, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Ja ta oli meeletutes valudes ja ta ei kibestunud ja tema suust ei tulnud kibedust välja teiste inimeste suhtes. Täpselt. Et selles mõttes ma arvan, et see on vastik, kui me käime valudest läbi, see on raske, aga mis on meie fookus? See on alati Jeesus. Aamen. Ma olen täiega nõus sellega ja see on nii hea näide on panna ka see fookus just nimelt tema peale ja vaadata neid eeskujusi, mida Jumal on lasknud läbi piibliga meie nagu eludesse tulla, on ju. Nii et see on hästi-hästi oluline vaadata, et me keskendume õigetele asjadele. Nii et kokkuvõtvalt, kas me tahamegi pärast arutelu öelda, oleme jõudnud sellesse punkti, et me mõistame, et rõõm ja kerguses elus või rõõm ja kergus meie elus sõltub sellest, mille peale me fookustame ja mida me vaatame. Et kas meil on esmalt Jumal ja siis kõik muu. Kuhu me oleme välja jõudnud ja milline üllatus, kas pole? Jaa, tõesti. Aga see tundub nii olevat. Jumal tundub, et maailma nii loonud, et meil on igas võimaluses võimalik kibestuda, pahanduda, vihastada, stressi minna ja meil on igas võimaluses olla see lootuse ärataja, see, kes toob rõõmu, see, kes toob rahu, see, kes on õnnistus. Jah. Täpselt nii, nagu meil on valik valida, kas Jumal või see maailm, meil on ka valik valida, kas see kibedus, mis maailmaga tuleb, või rahu ja rõõm. Ja meil on valik olemas, kas me valime olla õnnelikud. Just, täpselt. Ja tõeliselt õnnelikud. Mitte sellised, mitte nagu korraks rõõmsad, nagu mingi patt võib-olla toob, on ju, ja pärast tiib sind kuskile hukatusse, aga tegelik sisemine rõõm ja rahu. Jaa, täpselt. Aamen. Amen. Nii et aitäh teile, kallid kuulajad ja vaatajad. Näeme juba järgmine kord.